Peppa. Mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Pikk rongisõit. Peppa sööb koos perega hommikust. Mis viga on Otsu issi? Ma pean minema tööreisile. Kas me võime ka kaasa tulla? See on tööreis. Pealegi tuleb sellest pikk rongisõit. Tšotšo. Palun, me tahame ikka kaasa. See pole mingi lõbu. Ma katsetan betooni tihedust, lõhestustõmbe tugevust ja purustavat koormust. Minul on ka vaja neid asju teada. Mis Otsu emme arvab? Minu arvates kõlab see vahvalt. See on ju 100 kilomeetrit kaugusel hoopis teises riigis. No palun, issi. Ja küll, eks siis sõidame. Kui tore. See on rongijaam. Preili jänes on rongijuht. Kõik rongi. Täiskäik edasi. Kas varsti oleme kohal? Ei, Peppa, sellest tuleb pikk sõit, nii et varu heaga kannatust. Äkki laulame ajaviiteks midagi? Ja küll. Klikkadi-klõkk, rong veereb rööbastel. Tšuh ja tšah, klikkadi-klõkkadi-klõkk. Laul on lauldud. Kas nüüd varsti hakkame kohale jõudma? Oi, pikk tee on veel ees, Peppa. Me ei jõua enne hommikut kohale. Aga kus me siis magame? Siin samas. See pole ju magamistuba, issi. Vaata nüüd. Võluvoodid. Ja siin me peseme hambaid. Võluvannituba. Isegi pisike kraanikaus pisikeste kraanidega. Ja see pole veel kõik? Võluvetsupott. Huvitav, mis nupp see siin on? Issi leidis võluduši. Jaa, Palun esitage passid. otse kohe. Te olete ju härra Siga. See kuulus härra Siga. Küllap tulite meie betooni katsetama. Jaa, nii see on. Te teate mind. Teie töö on meie maal kuulus. Oi, aga ma ju segan teid. Hea tööd. Ja tööd. On uneaeg. Ja tööd, Peppa ja Priidik. Hea tööd, mu pisikesed põrsakesed. Ja tööd. Peppa ja Priidik tuduvad mõnusasti oma kupeevoodikestes. Klikkadi-klõkk, rong veereb rööbastel. Tšuh ja tšah, ta-da-ta-da-ta-da-ta-da. On hommikusöögi aeg. Tere hommikust! Preili jänes, kas te ei pea rongi juhtima? Kõik on korras. Rong veereb rööbastele, ega ta ei eksi kuskile. Kas soovite kohvi või apelsinimahla? Mina sooviksin mõlemat, palun. Ei, kas kohv või apelsinimahl, mõlemat ei saa. Kuulsa, härra sea puhul ei peaks siiski nii rangelt reegleid järgima. Kohv ja apelsinimahl. Ma tänan. Andestus, ma olen kuningas Alfonso. Kas ma saaksin ka kohvi ja apelsinimahla? Ei, see on võimatu. Peppa ja ta pere on pärast pikka sõitu kohal. Teie külaskäik teeb meile suurt au, härra Siga. Ma tänan. Siin on teile katsetamiseks betoon. Otsuissi on suur betooni asjatundja. Väga hea. Kui tore! Loodan, et rongisõit polnud liiga pikk ja väsitav. Ei, see oli tore. Mis see siis nüüd teeme? Minu töö on tehtud. Nii et me võime rongiga koju tagasi sõita. Oi, kui tore. Siis saab jälle rongis magada. Peppale meeldivad pikad rongisõidud. Kellele siis pikad rongisõidud ei meeldiks? Klikkadi-klõkk, rong veereb rööbastel. Tšuh ja tšah, klikkadi-klõkkadi-klõkk. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
Peppa. mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. see on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Margid. Peppa ja Priidik on vanaemal ja vanaisal külas. Noitsu vanaisa näitab Peppale ja Priidikule oma margikogu. Olen kogunud sadade kaupa marke kogu maailmast. Sina pead vist küll saama iga margi, mis üldse saada on. Jaa, eks mul ikka ole neid kogunenud omajagu. Seega pole sul tarvidus neid juurde osta. Ega ju. Sealt tuleb postiljon Zebra. Posti toodi. Oi, postkaart ühelt sõbralt. Mis seal kirjas on? Soovin, et te oleksite siin. Mina pole kunagi saanud ühtegi postkaarti. Seda muret on lihtne lahendada. Kirjutame sulle Priidikuga kaardi ja paneme posti. Oi, kui tore. Mida me siis kirjutame? Kallid Peppa ja Priidik, soovin, et te oleksite siin. Tervitades Peppa ja Priidik. Väga hea. Paneme nüüd posti. Veel mitte, Peppa. Teie elukoht tuleb ka peale kirjutada. Kas sa tead oma aadressi, Peppa? Jaa, väike maja künka peal. Väga hea. Nüüd saamegi posti panna. Midagi on veel puudu. Kas tead, mis? Kindlasti musi. Väga armas, aga marki on ka vaja. Vanaisal ju on marke. Aga minu margid pole lakkumiseks ja kaartidele kleepimiseks. Need on kogumiseks ja imetlemiseks. Tulge, Peppa ja Priidik, ülakorruselt leiab ka mõned normaalsed margid. Kes see võiks olla? Erisadetis. See võib olla. Oi, just. See on haruldane mark, mis ma tellisin. Margi jaoks pääsis suur karp. Kas see maksis palju? Oih, Noitsu vanaema ei tohi teada saada. Arusaadav. Siin sahtlis peaks üks mark olema. Ei ole ühtki marki. Peame siis ikka alt korruselt otsima. Mis ilus mark. Ja imeheas korras. Pole kordagi kasutatud. Mis siin toimub? Millest kogu see segadus? Viin selle taaskasutusse. Vaata, vanaema, mark. Meie kaardi jaoks. Oi, tore. Teadsin, et leiame kuskilt mõne margi. Priidik, kas sa tahad keelega limpsida? Nii, kleebi nüüd postkaardile. On aeg kaart posti panna. Lase see postkasti, Priidik. Härra Zebra tuli posti järele. Kas keegi nägi köögilaual üht marki? Ja vanaisa, me kleepisime selle oma postkaardile. Oi, mu mark. Seis, tule tagasi, mu mark. Heldaeg, seda marki ei tohtinud kasutada. Aga miks, vanaisa? See oli eriline mark, mis ma oma kogu jaoks ostsin. Ja kui palju see maksis? Mitte eriti palju. No siis pole ju häda midagi. Pealegi läinud mark kaotsi, postkaart läks ju Peppale ja Priidikule. Oi, õigus! Ma lähen kohe sinna seda ootama. Mu mark! Noitsu vanaisa jõuab Peppa ja Priidiku maja juurde. Noitsu vanaisa. Ega ma ometi posti maha maganud. Erisaadetis. Mu armas mark. Tegelikult see on Peppale ja Priidikule. Meie postkaart! Juhu! Vanaisa, kui meie kaardil on sinu kena postmark, äkki tahad selle endale jätta? Oi, aitäh, Peppa. See mark oli mulle ennegi kallis, aga nüüd on mulle veelgi kallim, kuna see on saadetud Peppale ja Priidikule. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Minimaa. Otsu issi ja emme viivad Peppa, Priidiku ja Leenu täna minimaale. Issi, mis asi on minimaa? meie maailma hästi pisike koopia. See on põnev ja väga hariv. On see päris? Kas seal elab ka keegi? Ei, seal on kõik mängult. Kui seal on kõik pisikesed, oleme meie nende kõrval hiiglased. Ja meie ütleme neile nii, tere, minirahvas. Ja nemad karjuvad, appi, hiiglased. Ma ei jõua ära oodata, millal me juba kohale jõuame. Siis! Milles probleem, härra Härg? Ei mingit probleeme nüüd sööme. Me lihtsalt kaevame tee üles. Kas see võtab kaua? Võtab nii kaua, kui võtab. Aga meie läheme täna ju minimaale. Oi, minimaa on tore. Seal on kõik nii tilluke ja hariv. See on tähtis. See on väga tähtis, nii et sõitke läbi. Tänan, härra Härg. Aitäh! Stopp! Aga nemad te ju lasite läbi. Nemad sõidavad ju minimaale, see on väga tähtis. Tere tulemast minimaale, kus kõik on hästi tillukene, aga samas hariv. Nautige maailma kuulsaid paiku. Need on kuulsate hoonete täpsed koopiad, ainult lihtsalt natuke väiksemad. Siin on Big Ben ja kohe selle kõrval Eiffeli torn, täpselt nagu päris maailmas. Ja püramiidid, Sydney ooperiteater, Vabadussammas ja Kreml. Ainult, et päriselus pole nad kõik kõrvuti samal tänaval. Tõesti, aga vaata, iga päev õpib midagi uut. Oi, vaataks seda. See on veemaailm. Pisikesed paadid ja isegi pisike preili jänes. Paadid, kellele paate? Ja see on üks minu paljudest töödest. See näeb välja nagu mereröövli saar. Ja seal on ka mereröövlid. Oi, mis see oli? Dinosaur. See on dinosauruste maailm. Nii nägi maailm välja kunagi ammu, enne maju ja autosid ja muud taolist. See siin on Tyrannosaurus Rex. Ja see on Triceratops. Üks on rohusööja ja teine lihasööja. Oi, vaadake, nad mängivad koos, kui elutruu vaatepilt. Vastav. Just nii pidi see miljonite aastate eest välja nägema. Välja arvatud see rong. Kõigil reisijatel peale tulla. Näete, jälle teie prillijänes, seekord rongijuhina. Täiskäik edasi. Kuhu rong sõidab? Moodsasse maailma. Klikkadi-klõkk, rong veereb rööbastel. Tšuh ja tšah. Klikkadi-klõkkadi-klõkk. Nagu meie maailm, Peppa. Jaa, autode ja majade ja puudega. Ja rongide ja lennukide ja laevadega. See on üks toimekas maailm, kus elu kogu aeg keerleb. Seis. Oi, see läks katki. Ei läinud, vaadake sinna. Seis. See on pisike härra Härg, kes kaevab teed üles. Nii juhtus ka siis, kui me siia tulime. Minimaa on täpselt nagu päris maailm. Iga pisikese detailini välja. Me kaevame tee üles. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa.
mina olen põrsas Peppa ja see on minu väike vend Põssa Priidik. See on Otsu emme ja see on Otsu issi. Peppa. Leenu läheb ära. lammas Leenu tuli Peppaga mängima. Tere, Leenu. Tere, Peppa. Peppa ja Leenu on parimad sõbrad. Lähme minu tuppa mängima. Mina olen printsess ja see siin on minu plastist kroon. Ja tahan olla arstiõde ja ma vaatan su kohe läbi. Ütle A. A. Mul on üks saladus. Mis saladus? Minu emme sai uue töökoha ja me kolime uude koju. Emme, Leenu saab endale uues kodus uue toa. Jaa, proua lammas just rääkis mulle sellest. Uus töö on praegusest palju huvitavam. Ja ma õpin ära täitsa uue keele. Ja ma hakkan tegelema igasugu uute huvitavate asjadega. Kõlab ime toredalt. Tahaksin juba Leenu uude tuppa mängima tulla. Oi, Peppa, aga Leenu kolib ju teise maailma otsa. Sa ei saa temaga enam iga päev mängida. Aga me näeme ju ikkagi iga päev koolis, eks ju? Ja ma käin ju koolis ikka edasi, emme. Sa lähed uude kooli, Leenu. Kas ma siis enam sind üldse ei näegi? Kindlasti sa näed ikka Leenut. Oi, mis kell juba on? Me peame nüüd minema. Aga emme, meil on vaja veel mängida. Homme mängite. Praegu peame minema pakkima. Oi, head aega siis, Peppa. Homseni, Leenu. On ikka kõik korras, Peppa? Mul on kurb. Päris suur ehmatus, et Leenu nii äkki ära kolib, eks? Joo. Äkki joonistad Leenule hüvasti jätu kaardi? Olgu. Ma joonistan enda ja Leenu ja lilled. Kui ilus kaart, Peppa. Kas sa tahaksid Leenule helistada? Joo, palun, emme. Hallo. Hallo, Leenu. Mul on natuke kurb. Mina ka. Kas ikka tuled homme mängima? Jaa, palun. Olgu. Homseni siis. On hommik ja Leenu tuli Peppa juurde mängima. Teeme järgmise künkani võidu. Ma hakkan sinust suurt puudust tundma, Leenu. Mina sinust ka, Peppa. Kuigi sa olid selline kamandaja. Mis mõttes? Ise sa oled? Ei ole. Oled küll. Me mõlemad kipume vahel kamandama. Mul on nii hea meel selle uue töö üle välismaal. Kartsin juba, et jäängi igaveseks siia passima. Nii ma sain aru, jah. Oled sõiduks valmis, Leenu? Ei, oota. Ma tegin sulle ju hüvasti jätu kaardi. Aitäh, Peppa. Ja sa võid selle endale jätta. Minu lemmikkrooni. Sa oled nii eriline. Ja siis sa ei unusta mind. Nii et jäta see igavesti endale. Ma ei unusta sind kunagi, Peppa. Ära mine. Hallo? Oi või nii? Ahaa. Nad ütlesid, et ma ei saanudki seda uut tööd. Nii et te siis ei koligi ära? Ei. Ja me jääme siia igavesti. Jaa. Kui tore. Hea, et sa ikkagi jääd. On jah. Nüüd võid mulle mu krooni tagasi anda. Sa ise ütlesid, et ma võin selle igaveseks endale jätta. No jah, aga sa ei sõidagi ju ära. Aga sa võid seda alati kanda, kui mulle külla tuled. Aga kaart, selle võid endale jätta. Aitäh, Peppa. Peppa ja Leenu on parimad sõbrad. Tõlkinud Viktor Kulm, teksti luges Harriet Toompere. Peppa Pig.